Edgar Leht, Tartu Jotka Velko Puurilukk. Järgmine eesolev mäng Tallinna FC Levadia U21 vastu on järjekorras teine kodumäng Tamme staadionil. Mida on oodata sellest mängust, mida te saate fännidele pakkuda? No selge on see, et Velko ei oleks ilma fännideta see klubi, kes ta täna on. Ja fännid on meile alati toeks olnud ja näinud meiega nii halbu kui ka paremaid aegu. Ja ma arvan, et üks asi, mida fännid kindlasti väljakul näha tahavad, on see, et iga vend, kes platsi peal on, annab endas 110%. Ja kui me suudame igaüks 110% anda, mida me ka kindlasti teeme ja selle läbi võidu saavutada, siis see ongi see, mida fännid näha tahavad. Ja Velko ei lähe ühtegi mängu kaotama, nii et tulge staadionile ja tuleb kõva andmine. Olete sellest hooajast tõusnud esiliigasse, hetkel pigem tabeli alumist poolt kaitsmas. Kuidas sulle endale tundub esiliiga üldine tase võrreldes eelmise hooajaga esiliiga B-s mängides? No, tabeli alumist poolt kindlasti kaitsta ei tahaks, et ei ole nagu midagi kaitsta, aga selge on see, et see esiliiga A on oluliselt tugevam kui esiliiga B. Et ma arvan samas, et ka võistkond on meil tugevamaks läinud, kui ta oli eelmisel aastal. Aga see esimene mängude voor on siis näidanud, et seda koolitust saame päris palju. Aga harjume vaikselt ja küll need võidud ka tulema hakkavad, et tegelikult tulevad. Olid eelmise aasta lõpus vigastuse tõttu rivist väljas. Kindlasti soovib rahvas ka teada, milliseks on vigastuspaus kujunenud ja millal sind lõpuks ka esinduse põhikoosseisus näha võiks. Ja, paus oli päris pikk, et ei teagi, ei olegi just varem nii pikka pausi olnud, et vahepeal oli päris raske. Isegi käisid mõtted peast läbi, et kas üldse korda saab, aga ei, praegu on järjest paremaks läinud. Päris 100% veel ei ole, aga tunnen, et iga päev läheb järjest paremaks. Ja võtame ühe mängu korraga, et eks näid, mis saab. Lõpetuseks äkki sa tuletaksid vaatajatele meelde, kuhu ja millal oleks vaja kohale tulla, et seda suurepärast mängu ka oma silmaga näha saada? Ja, suurepärane mäng tuleb siis kolmapäeval kell 19.00 Tamme staadionil, tulge kõik kohale, näitame teile ilusat jalgpalli ja toome koos seda võidu. Aitäh, Edgar, head trenni sulle!